welcome, pole ammu vlogikaamerat käes hoidnud. Me vahepeal isegi üritasime, ütlen ausalt, aga ei tulnud hästi välja, nagu näha, et ühtegi videot pole tulnud. Igal juhul me läheme täna reisile, läheme täna Amsterdami ja seal me kohtume oma Uus-Meremaa tuttavatega, kellega me saime tuttavaks Indias. Nii et tuleb põnev ja väga äge, et võtame teid oma seiklusele kaasa. Kell on praegu 3 millegagi öösel ja me liigume lennujaama poole. Hoian hinge kinni, seni kuni jõuan finnaale. Ahmin jälle õhku, luban see kord on viimane. Haistan taas su lõhna, kaalal suudlus on liivane. Haitu mu meelekindlus, see kord pole viimane. Uju või jupu, kas on üldse valik? Lennujaamast võtsime siis rongi peale, tulime rongi peale. Ühistransport, me ostime endale 3-päevase ühistranspordipileti internetist juba online'ist ära. Saime QR-koodid, sellega peaksime saama mingid piletid ka, aga meie ei näinud, kus on see putka, kus saaks neid piletit, seega me hetkel sõidame lihtsalt. Me peaks saama mingist putkast mingi kaardi, maksis 34 €, see 3 päeva pilet. Et vaatame äkki kuskilt saame, aga mina olen see loll, kes ütleb, et meil on pilet olemas, selles suhtes need on kuupäevalise piletid ka, nii et ma ei tea. Sõitsime rongiga järgmisse peatusesse, aga me ei leidnud kohta, kus enda piletit näidata ja sellist putkat ka, kus seda transpordikaarti oleks saanud, seda ei leidnud. Me küll ostsime selle kaardi, aga see tuleb kuskil punktis lunastada. Aga see punkt oli teisel pool väravat, eks me ei saanud välja. Siis küsisime ühte mingit turvatöötajat, et mis me siis tegema peame. Lasi meid läbi ja saime oma piletid kätte nüüd. Nii, jõudsime enda ööbimisse. See oli ka korralik ekslemine. Google Maps näitas mingit kohta, mis oli 500 meetrit siin, siis lihtsalt siltide järgi tulime kuidagi moodi. Aga jõudsime kohale. Ja kuna meil on Stevenile ja Heidile on kohukesed ka kaasas ja makroonid, siis küsisime, et kas saame külmkappi ka ära panna asjad, et nii kauaks, kuni me saame tuppa. Aga jah, oldi väga vastuturelikud. Ja nüüd siis otsime endale midagi hamba alla ja siis saamegi Steveni ja Heidiga varsti kokku. Tundu nii kui kaelas saadi. Ulbin ma elus, mis voolab sinust. Lummatud su lõhnas, sinu häälest, sinust. Ma lähen vooluga kaasa, sa oled hoovus mu taga. Ma tahan tuju või jupu, saan aru, olen täiesti lõpus.
tead, mis põhjast vastu vaatab. On nii palju kohti meie sees alustamata. Kas sa tuleksid kaasa, kui su vastus on jaata? Kohtume kusta päevas ja mees ja kalast enam ei paista. Oleme selleks Odra purustamismasin. Very cool. That's pretty. Let me see what it says. Been started. So these ones at the bottom are 56. There you drink whilst we're on the job. You're going to release you off into the tour by yourself. Need oled siin ka Heinekeni poolt tegelikult loodud ja tehtud koostöös vähemalt. It would be really hot. It'd be about 100 degrees. We'd have just boiled the beer, and if you put the yeast in at that stage, it would die straight away. It is a living organism. So we'd pump it up into this room, which was essentially a massive swimming pool full of beer. We open up all the windows, all the doors, just let it gradually... Bye. Need pudelid disainitigi niimoodi, et nad saaks üksteise otsa panna ja suht tugevalt. Nad kandilised ka, et saab põhimõtteliselt kasutada nagu tellisena. Century, like I said, we acquired Amstel beer. Amstel beer was made on this side, Heineken was on this side. Seriously, I'll drink one of them and I'll get my top on. I'll give you the least two of these. Thank you. You got to think of the turtles, man. Have a sniff. Salud, salud. See on 1074 aastast. Südamete žongleer, sa oled ära teinud oma töö, kõik on vuvu wondershön, kõik on. Ma teen ringe nagu hüpenöör, sa oled profi, ma olen amatöör, sinu isiklik kaskadöör, minu. Sul non
üks asi, mis videopilti ei jäänud, oli see, et me käisime seal Punaste Laternate tänava tuuril ka, kui räägitigi selle kohta, et noh, mis seal täpsemalt nagu toimub ja mis on seal need pahupooled ja vastupidi. Et huvitavaid fakte sellest tuurist siis, et 8% nende sellest SKT-st tuleb siis sellest prostitutsioonist. Et arvestades, kui vähe inimesi seal töötab, siis see on väga-väga suur hulk. Siis saime teada ka seda, et Punaste Laternate tänavatel paraku toimub ka päris palju seda kupeldamist. Siis keskmine prostituudi nii-öelda karjääri pikkus siis pidi olema seal 2,5 aastat. Ja peale seda kas kuidagi, kui ta on nagu kupeldatud, et siis ta nagu põgeneb sellest kuidagi. Või siis, kui ta on nagu omal tahtel sellega pihta hakanud, siis sageli see nii-öelda nende kõrvaläri hakkab siis nagu rohkem sisse tulema, et kas mingid küünetehnikud või mis iganes teenuseid nad hakkavad siis pakkuma nagu nii-öelda traditsioonilisema tööga. Ohutuse koha pealt ka, et võrdlemisi ohtlik töö, aga seal üritatakse seda ohutust tagada nii, et igas selles nii-öelda toas siis või seal akna taga, seal on ära peidetud nagu mingid paanikanupud ja kui sa seda vajutad, siis hakkavad siuksed tuled põlema seal ja vilkuma ja tuleb hästi vali mingi signaal ka ja siis turvatöötajad jooksevad kohale. Ja keskmiselt seda vajutatakse 300 selle ruumi või putka peale siis nädalas 3 korda. Ja Hollandis ongi siis, pidi olema 3 piirkonda, kus on prostitutsioon lubatud. Üks ongi see Punaste Laternate tänav ja siis pidi 2 piirkonda veel olema, kus on 40 seda akent või tuba ja siis üks piirkond, kus on 12. Et Punaste Laternate tänav on kõige suurem, seal pidi neid umbes 300 olema siis. Ja me käisime seal muuseumis ja siis seal oli kirjas, et seal töötab umbes mingi 6700 inimest. No nii, nüüd oleme paadi peal ja teeme siin kanali peal väikse kruiisi. Võtsime endale väikese varju ka, et paitseda ennast selle väikese eest. No welcome back. Oleme siis Steven ja Heidiga koos Amsterdamis. Teeme enamus asju koos nendega. Me tulimegi siia nii, et meie ei ole mitte midagi planeerinud, me ei ole mitte midagi teinud. Kõik oli meie eest tehtud Steven ja Heidi poolt. Ja nad nagu küsisid, kuhu me tahame minna nendega, kuhu mitte. Ja tegelikult me oleme oodatanud kõike nendega koos tegema, me enamasti teeme kõike koos, aga sinna suurde National Museumisse me ei viitsi minna, kuigi mulle tundub täiega, et me oleme suht sarnased nagu nendega selle muuseumite ja asjade koha pealt, et lihtsalt jookseme ruttu läbi, et on käidud ja nähtud umbes, et see on päris mõnus, et hästi sarnane vibe selle koha pealt. Aga praegu meil on täna teine päev. Esimene päev me käisime siis Van Gogh muuseumis ja Heinekeni muuseumis, kus nad olid siis valinud mingi VIP-tuuri, kus meil oli väga palju teistestimist, ehk me olime pärast korralikult joonud, mis oli naljakas, meil oli väga lõbus ja õhtul läksime siis veel steiki sööma või mina võtsin vist mingi siga, short rib'i võtsin. Ja teised võtsid steiki, väga-väga maitsev toit oli, ma siiamaani mõtlen oma ribist. Väga tore õhtu, seal lauas hakkasime rääkima, kuna Steven on hästi outgoing inimene, siis hakkasime rääkima teda ameeriklastega, kellel oli viimane õhtu, istusime nendega koos, väga-väga tore õhtu oli. Ja siis täna hommikul käisime koos kõik söömas, lihtsalt chillisime ja siis läksime, see oli nagu seksmuuseum, aga rohkem seal räägiti prostitutsioonist ja kuidas ja mis ja miks ja kuidas mingi asi toimib. Nii et see oli päris põnev. Saime natuke targemaks ja siis meie otsustasime niisama hängida nüüd, Uniqlosse minna täpsemalt ja me tegime ka siis kanali tuuri, kuna
nemad tegid selle siis, kui me jõudsime samal päeval. Jah, ja nüüd me saame varsti kokku ja siis me lähme vist sinna Red Light Districtisse ka õhtul tuurile, aga enne lähme kuhugi sööma ja niisama hängime. Väga-väga tore ja põnev on senimaani olnud. Me oleme väga tänulikud, et meil on see võimalus ja et meil on nii tore punt kõik koos nendega. Ja siin Amsterdami vahel oleme näinud ka päris palju selliseid rattaid, kus on vahel ka näiteks paar last sees. Et niimoodi saab vedada lapsi ja muud kraami. Ja siin on näha ka, kui palju neid rattaid on. See on üks suur rattapark ka siin. Nii, ja see on üks Amsterdami parimaid ujumiskohti. Juhuslikult meie ööbimise juures kohe. Just. No nii, täna on meie 3. reisipäev, ütleme nii. Ja nagu teate juba, siis meil ei ole midagi planeerinud, aga meil ootab täna ees Amsterdami mingi experience tour, mis kestab põhimõtteliselt päeva, 5,5 tundi. Täna on samuti ka kõige kuumem päev meie reisi jooksul ja Amsterdamis nagu kohe, kui me ära lähme, siis temperatuur jälle kukub. Et eile oli mingi tajutav temperatuur 30, täna on 32, võib-olla tajutav temperatuur on kõrgem. Tundub natuke hirmus, igal juhul. Me ei tea, mis meid ees ootab, üldse ei tea. Midagi eile Steven meile ütles, et võib-olla viiakse mingi vahvlikohtadesse, mingi juustukohtadesse ja mingi sellist, eks näha ole. Siin on suured veskikivid, natuke teistmoodi. Need veskikivid kaalusid kunagi umbes 5000 kilo, praegu need on kulunud ja kaaluvad umbes poole vähem. Siin nad röstivad maapähklid, maapähklid pressivad seal katki. Siis röstivad ja siin on niisugune press, mis pressib maapähklid niisuguseks kõvaks plaadiks, pressib õli välja. Just by the side of Amsterdam, just by my left brain, just by the side of the tin man.
ja kuna Holland või madalamaad on siis merepinnast madalamal, siis siin see enamus sellest alast oli kunagi sihuke soine ala, midagi siin kasvatada ei saanud, ehitada ei saanud, siis nad kasutasid neid tuulikuid, et see vesi nagu välja pumbata ja siiamaani nad kasutavad seda tegelikult, et oleks selline paras niiskus seal pinnase sees. Nad kasutasid sellist asja nagu Archimedese krubi, et see vist peaks olema nagu korgitseri kujuline asi põhimõtteliselt, niisugune krubikujuline, siis selle abil pumpasid nagu selle vee välja. Ja siis, kui see vesi oli välja pumbatud, siis nad panid kas rapsi kasvama, et see pinnas muutuks viljakamaks, või siis tõid lehmad ja lambad, kes siis ka oma sõnnikuga väetavad seda ja muudavad paremaks. Ja kuna alguses midagi väga kasvatada ei saanud, siis olidki lehmad ja lambad ja siis hakatagi juustu tegema, et väärindada siis seda. Ja tuleb välja, et see ei olegi meri, vaid see on Euroopa suuruselt teine järv. Eringud. Eringud. It's a little bit slimy. It's a very oily fish. It has so much omega-3. My knee feels better already. Nüüd tulime vaatama, kuidas neid puukingasid tehakse. Need puuklombid liigunevad siin. For the people at the back, make sure the taller people are in the back and the shorter people are in the front. So everybody can... Everybody excited! Nothing about a beautiful wooden shoe. So as you can see the wooden shoes above you, and we are going to do this in the old traditional way with the two machines at the right side of me, and in my opinion our most amazing machine, and that's the steam engine over there. So the first thing that I will begin with, it's one of the most important things, that is the kind of wood we are going to use. So the wood we always use it is poplar wood, and the reason why we always use it, this is because the poplar tree, it is a really lightweight kind of tree, and it also absorbs the water really quickly. In around half an hour, our block of wood it is really wet, and it needs to be really wet so we can cut it really nice. Because if the piece of wood is dry and I want to cut everything, or I'm going to put it here in the machine, what is going to happen then? Then everything will break all off, you will get a lot of splinters, a lot of cracks inside of it. So eventually with dry wood you will never get a good shoe out of it. So now we go over to the first machine, and that's the steam engine. So everybody look at a beautiful machine. So this is a German steam engine, it's from 1913. And as you can see behind me, it powers everything here. We are really proud of this machine because we are the only wooden shoe factory in the whole world who still uses a steam engine to produce the really beautiful wooden shoes. So now we go over to the two machines to the right side of me. So as I told you already, these are the two machines I'll be using today to make the shoe out of. They are both from France from 1906. This one is for the outside of the shoe and this one is for the inside. And the first machine we are going to begin with, that's the outside machine. And now I'm going to tell you a little bit about this machine and how it's going to work. So the outside machine, you can also compare this machine to a copy machine. That is because, as you can see over here, we have a right shoe mold. This right shoe mold over here, it's an exact example how this piece of wood should look like when it's all finished with the machine. So the first thing that I'm going to do with this machine, that is, I'm going to secure this piece of wood between these two pins. Alright, so as you can see, it is really good secured. So now what's going to happen when I turn on the machine? So when I turn it on, the mold and the wood, they are both going to rotate. It can do it in two ways. They can both rotate in the same direction and they can both rotate in the opposite direction. So what's the difference between the two? So if the mold and the wood both rotate in the same direction, then on the wood side you will get an exact copy of the mold, which is a right shoe. But today we want to make a left shoe. So instead of the same direction, we will now go into the opposite direction, so that you will get an
opposite copy of a right shoe mold, which is of course a left shoe. Everybody understands this? Yeah. Not everybody, no problem. Alright. So the machine, I also want to turn it on. I'll be doing it with the lever over here. In a moment, I will turn this lever all the way to the right so that the whole machine will go into full power. And after that, I will pull this right lever towards me so that the machine will go into acceleration. And when it's on acceleration and the machine will start working, the knives are spinning really fast, and then we get the outside. So now I'm going to show you it when I turn on the machine, and then we are going to begin with the outside. Alright, so now we have the outside of the shoe! Thank you. So as you can see, the outside machine, it did its work. So now we go over to the other machine, and that's the inside machine. So selline aulumasin on siin, aulumootor. They're not heavy at no, all. no, right? Yeah. They feel good. Nii, võtaks siis meie reisi kokku ka. Viimane klipp, seal siis oligi see Touch Experience. Väga midagi tavaeluga seal pistmist ei olnud, aga lihtsalt tore turistikogemus siis. Järgmine päev siis lihtsalt käisime natuke ringi jälle ja söime siin ja seal, siis oli iga aeg lennujaama juba minna. Aga üldmulje Amsterdamist on päris hea. Et mulle üldiselt suuremad linnad tavaliselt ei meeldi, et kus on siuke miljon rohkem inimest. Aga Amsterdam ei olnud jah siuke tüüpiline suur linn, et ei olnud nii palju sagimist. Oli küll palju inimesi, aga siuke iseloomuga linn, et väga teistsugune linn, huvitav vaatamine. Et lahe arhitektuur, kanalid, iseäralik on ka see, et see on väga palju kanepilõhna, kuna see on seal legaalne ja väga levinud. Aga väga äge kogemus tegelikult. Et meie kogemusel jah, ütleks, et siuke 3 päeva on üsna paras aeg, et siis näed kõik need põhiatraktsioonid ja asjad ära.